Tere tulemast kuulama Emad räägivad uut podcasti episoodi. Mina olen Gertriin Petrov. Ma olen teadlikum emabrändi looja ning olen olnud joogaterapeut juba üle 10 aasta. Olen mentorina aidanud väga paljusid emasid. Ja emadus läbipõlemine, see on midagi hoopis teistsugust kui tavaline läbipõlemine. Ja minu eesmärgiks täna siin podcastis on aidata teil natukene rohkem mõista seda, kuidas emad läbi põlevad, mis on selle mehhanismid ja mida selle kõigega peale hakata. Ma tunnistan teile ausalt, sellel kevadel olen hetkel ka mina kohas, kus ma olen 2 meetrit läbi põlemiseni. Aga ma olen sellesse kohta jõudnud teadlikult. Inimene, kes saab aru, mis asi on läbi põlemine ja vahepeal elu teeb meile tempot, isegi kui me ei taha, eriti kui me oleme emad, saame me tegelikult väga selgelt aru sellest, et vahepeal elu teeb meile tempot. Ja ma võtsin ise selle tempo ülesse ja ma ei karda läbi põlemist. Ma tean, et ma saan väga kiiresti ennast ära taastatud ja see ongi see võlu, mida ma inimestele õpetan. Saada aru sellest, mis toimub, miks toimub ja kuidas saada siit hops kiiresti tagasi. Ma olen hariduselt keemiamagister, materjaliteaduse bakalaureus, ma olen töötanud teadlasena. Ja ma ütlen teile ausalt, see teadlase mõtteviis ja vaade maailmale lihtsustab tõeliselt elu. Asjad ei juhtu. Me tahame uskuda, et saatus ja karma ja igasugune esoteeriline vaateviis on inimestele hästi meelepärane, sellepärast, et see annab ära nende enda isikliku vastutuse. Aga mulle meeldib vaadata mehhanisme, mulle meeldib vaadata struktuure. Mulle meeldib vaadata minu rolli selles, sest see annab hästi suure nagu teadlikkuse, teadvustamise ja sa saad päriselt ka midagi muuta. See ei ole niiviisi, et me põleme elus läbi ainult ühe korra. Inimene, kes seda protsessi selgeks ei saa, see jääbki läbi põlema. Aga mida me ei tea on see, et iga kord, kui sa põled läbi, tegelikult tekib hirm. Ja ma tean, minu poole on pöördunud läbi mentorluse väga paljud inimesed, kes on öelnud, ma ei julge tagasi tööle minna, ma kardan tagasi tööle minna, ma kardan seda läbipõlemist. Ma ei julge minna sinna, ma ei julge teha seda ja inimesed lukustavad, on sellistesse nagu kohtadesse oma elus, kus nad ei taha olla, aga nad ei suuda ka edasi liikuda. Mul on olnud väga suur au aidata kümneid ja kümneid emasid, kes on läbi põlenud. Ja mul on hea meel nende emad üle, kes on minuni jõudnud. Läbipõlemine on lugu inimesest, kes on liiga tugevalt säranud, pingutanud, armastanud nii oma pere kui ka oma tööd. Ja temast on järgi jäänud ainult tuhk ja leek enam ei ole. Läbipõlemine juhtub siis, kui me ei luba endal olla inimesed. Läbipõlemine juhtub siis, kui me lähme sellisele režiimile, et ma ainult annan ja annan. Läbipõlemine on nagu Eestis keegi keeraks peale lõputu suve. Eesti taimed ei saaks sellega hakkama. Läbipõlemine on nagu Eestis keegi keeraks peale lõputu talve. Eesti kliima muutuks kohe. Läbipõlemine on see, et sa lülitad sisse midagi ja sa enam välja ei lülita. Läbipõlemine on oskus lülitada sisse, oskamatus lülitada välja, oskamatus muuta rütmi. Maailma Terviseorganisatsioonide sõnul on läbipõlemine tööalane nähtus. Meie emadena ütleme, emal on 24/7 töö, on ju. Nii et läbipõlemine on eriti omane emadele kusjuures. Läbipõlemise 3 peamiseks tunnuseks, siis mida WHO ütleb, on emotsionaalne kurnatus. Oh my god, see on emadele sisse näkku kirjutatud ju. Distantseerumine tööst ja teistest, see on midagi, mida ema ei saa endale lubada, küll aga ta võib seltskondadest küll tagasi tõmbuda. Ja efektiivsuse langus. Vaatame kõigele sellele korraks silma. Vaatame silma. No see kõlas küll praegu väga hästi. Vaatame kõigele korraks otsa, on ju. Ema on inimene. Emal on mõtted, emal on tunded, emal on füüsilise kehavajadused. Oled sa minuga nõus? Ja ennem kui sa said emaks, olid see inimene, kellel olid mõtted, tunded ja füüsilise kehavajadused. Üks osa läbipõlemisest tuleb sellest, et me saame lapsi hetkel, kui me tegelikult ei ole selleks valmis.
väga paljud inimesed on öelnud, jaa, ma teadsin, et ma olen valmis, mina tahtsin ka ja ma olin valmis emaks saama, ma olin valmis, aga tegelikult ma ei teadnud, et ma ei olnud valmis. Ehk see sisemaailma neurootilisus hakkab naistel avalduma siis, kui nad saavad emaks. See nagu kardinad kisutakse ära. Inimese sisemaailmast tulevad välja sellised nähtused, milleks emad ei olnud valmis. Sa hakkad nägema seal oma ema, oma vanaema, sa hakkad nägema haavu, valusid. Näiteks sinu enda koolitrauma tuleb üles hetkel, kui su laps läheb kooli. Sinu enda lasteaia trauma tuleb üles hetkel, kui su laps saab lasteaias haiget. Kõik need asjad hakkavad ilmestuma, ema on nagu lahti kakutud, ta süda on nagu väljaspool keha. Emad elavad nagu lahtiste närvidega. Ja siit tuleb tohutu emotsionaalne kurnatus. Ja kui sa oled vähegi teadlikum ema, siis sa üritad seda negatiivsete mõjudega osa endas hästi palju nagu kinni katta. Ja seda tehakse väga tihti allasurumise teel. Sul tuleb halb tuju, sa surud alla, teed nägu, et sul on hea. Sa oled väsinud, naeratad, jõuad ikka veel. Sa oled vihane, pahane, naeratad, oled lahke. Ehk emad teevad kõiki selliseid endas üles kerkivaid negatiivsusi. Nad suruvad alla. Aga allasurumine on jõud. Ja see röövib emade jõu. Kas allasurumisele on olemas alternatiive? See on väga arukas küsimus. Kas allasurumisele on olemas alternatiive? Kas ma saaksin teha midagi muud kui alla suruda? Ja sa saad välja elada. Aga niipea, kui sa elad välja, niipea saab sinu laps pihta. Ja kui laps saab pihta, jääb lapsesse mõlk, mida sina enam välja ei saa. Okei, välja elamine järelikult ei saa ju olla hea lahendus, on ju. Mis edasi? Ma teen nägu, et mul seda ei ole. See on allasurumine. Allasurumisele peab olema parem alternatiiv. Ma lähen elan selle välja kohas, kus last ei ole. Jaa, väga hea, aga alati me ei saa seda endale lubada ju. Aga kas on mingi lahendus, et sa oled lapse kõrval ja sa lahendad endas ära need üles kerkivad negatiivsused, ilma et laps saaks pihta? Ja kas sa mitte ei tahaks lapsele seda sama uskust, et kui lapses kerkivad üles negatiivsused, et oskaks nendega hakkama saada mängleva kergusega? Ja need olid küsimused, millega mina väga tugevalt silmitsi seisin ja ma hakkasin otsima lahendusi enda negatiivsustele, sest minul ei olnud kuskile võimalik minna, minu lapsel diagnoositi hoburaudneer, 2 aastat tema elust, me pidime olema koduste seinte vahel, et ta ei nakatuks, sest et tal oli opereeritud neer ja ma ei saanud kuskile põgeneda oma negatiivsuste eest, mitte kuskile. Ma pidin oma negatiivsustele otsa vaatama. Ja see, mis ma siis avastasin ja kõik see, mida ma hakkasin kasutama, on see, mida ma täna õpetan inimestele. Emotsionaalne kurnatus tekib siis enda emotsioonide allasurumisest. Oskamatus nendega koheselt hakkama saada. Emotsionaalne kurnatus tekib ka sellest, et laps elab sinu peal oma emotsioone välja, mis ongi ema roll need emotsioonid vastu võtta, et siis aidata lapsel mõista, mis temaga toimub, miks temaga toimub ja kuidas sellega hakkama saada. Aga kuulake, kui nüüd ema ise ei saa endas toimuva negatiivsusega, mängleva kergusega hakkama, siis mida ta õpetab lapsele ju? Samamoodi ju allasurumist, teesklemist, näo tegemist. Aga lapse plahvatused lähevad ju selle tagajärjel aina suuremaks ja suuremaks ja suuremaks. No igati loogiline ju on ju. Nii et ema jääb siis enda emotsioonidega üksi, ta jääb lapse emotsioonidega üksi. Ja siis on see kurikuulus mees. Mehed, ärge pahandage. Ega ma väga ei usu, et ükski mees mu podcast'e kuulab, aga miks nimetatakse mehi lasteks? On sellepärast, et mehed käituvad nagu lapsed. Nad ei teadvusta enda emotsioone, nad elavad neid valimatult välja ja nad jätavad endast maha tindilärakaid nii-öelda ja kõnnivad minema. Ehk nad ei tegele tagajärgedega. Niiviisi võib käituda väikene laps, niiviisi ei tohiks käituda täiskasvanud mees ja väga tihti on emad olukorras, kus nad peavad siis stabiliseerima meeste emotsioone ka. Ehk emad on tegelikult 3-kordse emotsionaalse surve all, mis on minu jaoks kindel ei. Mul oli just tegelikult suhete kursus, mis on hetkel järelvaadatav, kus ma siis rääkisin ka, et kuidas siis oma mehega nagu päriselt suhelda. Kuidas lõpetada ära see ahel ja see on hästi oluline. Sest et iga mees peab vastutama oma emotsioonide eest ja oma ruumi eest, mida ta enda ümber loob. Naine ei vastuta selle eest tegelikult. Naine vastutab enda emotsioonide eest. Siis distantseerumine tööst ja teistest. Vahepeal emad tõmbuvad seltskonnast tagasi, aga nad ei saa distantseeruda oma lastest ja küll aga kasutatakse distantseerumist oma abikaasast
Ehk siis on mul vähem taluda. Ja see on sükene nagu ellujäämise režiim. Ja kui sa märkad, et sa seda teed, siis sa oled ka juba 2 meetrit läbipõlemise suunas, on ju. Efektiivsuse langus, see on emadele mõjub väga, väga laastavalt. Ka see distantseerumine tegelikult mõjub emadele hästi laastavalt, sellepärast et emadel on iseendale väga suured nõudmised. Emadel on lastele suured nõudmised, emadel on kodudele suured nõudmised ja need väga suured nõudmised on tulnud tänu sotsiaalmeediale, ühiskonnale. Me ootame emadelt, et käige tööl, kasvatage imeilusaid lapsi, koolitage oma lapsi, ostke oma lastele huviringe, tehke oma lastega seda, teist ja kolmandat. Ehk emadelt nõutakse praegu nagu nii massiliselt palju, et kui sinu lastel ei ole neid ja neid asju, siis ta ei saa kampadesse. Okei, järelikult mu lapsel on neid asju vaja. Nüüd, kui lähme suvepuhkuselt tagasi, siis kõik räägivad oma imelistest reisidest, järelikult sa pead lubama oma lapsele reise. Emadel on niivõrd palju neid rõngaid, millest nad peavad läbi hüppama, et see on oksendamiseni kohutav. Ja nüüd, kui emade efektiivsus on hakanud langema, siis emad satuvad järjekordselt emotsionaalse kurnatuse kätte, sest mina hakkasin iseendale etteheiteid tegema, miks mu kapid ei ole korras. Ennem laste saamist mu mees ütles, et meie kodu lõhnab nagu haigla, sest ma koristasin seda nii tihti. Ja natukene kaldusin ka bakterofoobiasse, mille mu lapsed mulle ära ravisid. Ehk ma tegelikult ka kartsin baktereid, siis ma kogu aeg desinfitseerisin, mitte kogu aeg, vabandust, korra nädalas vähemasti. Mis on eraldi podcasti teema vist, igastahes täna ma olen sellest täiesti vaba, sest 3 lapsega sa ei saa endale sükest nonsensi lubada, on ju. Et ma olen oma lastele tänu võlgu. Et see läks nagu ise mu elust ära, jah. Aga ma tundsin hästi suurt süümepiina, et mul olid kapid sassis, siis mul toad ei olnud nii korras, eriti kui ma hakkasin töödesse kaasama lapsi, siis mu efektiivsus langes kohutavalt. Ja ma tundsin hästi halvasti ennast. Ma võrdlesin ennast teiste emadega. Ma räägin teile toreda loo, tahate või? Kui te vaatate ühte vana pere ja kodu ajakirja, siis te näete seal ka, mina olen oma lastega logopeediliste muinasjuttudega seal kaane peal. Ja lugu on seal sees siis, issa ma vist isegi ei olnud kaane peal, vabandust, oma pea, sest ma olen juba kõvem tegija, on ju. Et olime seal loo sees ja kõik vaatavad ja võivad meiega ennast võrrelda ja te võite võrrelda, kui tore pere ja bla, 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 bla. Aga kui te teaksite, mis on selle loo taga ja see naeratus ei ole selle loo põhikomponent, mis te seal näete, seal taga olid minu pisarad, minu mure, meie ühine pingutus saada nendest probleemidest vabaks. Ja sellel hetkel, kui neid pilte tehti, siis need fotograaf hakkas meil kappe liigutama, et saada parimaid pilte. Ja siis mul oli nagu, okei, issand, kas ma kappide tagant koristasin või? Et ärge kunagi vaadake klantspilte, alati küsige, et aga mis lugu seal taga on ju. Et tollel hetkel muidugi õnneks mul olid kappide tagant koristatud, aga see oli niisugune hea huumorikoht, on ju. Et ma muretsesin ja ei ole see lugu kunagi nii glamuurne nagu seal piltide peal. Ja emad, kes väidavad, et nende emadus on hästi kerge, need emad tavaliselt magavad midagi maha. Nad magavad midagi väga kolossaalselt maha, sest emadus ei ole kerge, sest ma ei tea mitte ühtegi ema, kellel ei oleks triggereid. Ja kui see ema ei märka, et laps vajutab ta triggereid, on tegemist lihtsalt mitteteadliku emaga. Või emaga, kelle fookus ei ole lihtsalt tema lapsele ka emadusel. Et täna on tegelikult kõikidel emadustel on siuksed emotsionaalseid kurnatusi. Ja vahepeal siis ma käisin poest nii, et ma ei kamminud juukseidki. Mul olid need riided, mis olid, vahepeal olid plekilised. Ma olin 5 aastat magamata, sest mu lapsel oli epilepsia. Ma olin nii kurnatud, et see, kuidas ma välja nägin. Ma mõtlesin, et okei, ma püksid jalga panin nagu päriselt. Jõudsin sinna hetke välja. Ja täna, kui ma näen emasid, kes näevad välja nagu mina sellel hetkel, siis ma tahaks neid kallistada ja öelda, tulge teadlikum emaklubisse, sellepärast, et see on okei. See koht, kus sa oled, on okei, aga sul on vaja siit taastuda. Ja ma tundsin tõsist väsimust ja nüüd, kui lapsed on hakanud suureks saama, nüüd ma tegelikult saan aru sellest, kui mul käed on läinud vabaks ja nüüd, kui ma saan magada nii palju, kui ma tahan, nüüd ma alles näen seda, kui väsinud ma tegelikult olen. Ehk see emaduse läbipõlemine võib emadel välja lüüa tegelikult alles puberteedieas lastega. Et ärge siis palun ära ehmuge, on ju. Ja see on teema, see on emade jaoks tõsine teema.
Ja suur osa siis läbipõlemisest tulebki see, et me ei luba endal olla inimesed ja me kaotame kontakti enda emotsioonide mõtetega, me surume alla, surume alla enda reaktsioonid, surume kõik alla, sest tegelikult ei ole, noh, me ei saa ju välja elada, ma ei saa teile öelda, et minge elage kõik välja, see oleks ju nonsense, me ei saa kahjustada oma lapsi, on ju. Mida aga tegelikult emad ei tea, on see, et lapsed skaneerivad oma vanemaid ja see on looduslik mehhanism. Ehk laste emotsionaalne keha alati skaneerib ruumi ja lapsed teavad alati, mis emaga toimub. Näiteks kui ma ärkasin hommikul üles ja mul oli šokolaadiisu, siis minu laps alati ütles, emme, ostame täna šokolaadi. Ja ma hakkasin avastama, et issand, see skaneerimine on päris asi. Oh my god. Ja lapsed korjavad üles kõik sinu emotsioonid ja sellepärast ongi niimoodi, et ta tuleb sinuga samasse ruumi, ta tunneb, et sa oled väsinud ja siis ta hakkab jonnima. Väsinud emadega lapsed jonnivad rohkem, mitte sellepärast, et laps jonniks rohkem, vaid alla 7-aastased lapsed, isegi alla 10-aastased lapsed, nad lihtsalt elavad välja ruumis olevaid tundeid, millest nad isegi aru ei saa. Ja mida tasakaalukam ja rahulikum on ema tegelikult, mitte teeseldes. Uue aja emad on natukene niisugune kehv fenomen. Meil on väga palju infot teadlikkuse kohta, aga endiselt ma võin öelda, et lapsed ei ole täna heas kohas, sest emad ei ole täna heas kohas. Aga see tohutu info teadlikkuse kohta on loonud mulje, et me oleme teadlikud. Ja ma näen, kuidas ema kasutab väga kehva hääletooni ja sõnastust oma laste peal. Ise naeratab mulle, ütleb, et mina olen hea ema, ma olen nii teadlik. Ja siis ma nagu vaatan ja ma ei ütle mitte midagi. Pole minu asi öelda, kui inimene ei küsi. Sest et kui ma ütlen nüüd, et tegelikult sa ei ole ju teadlik, sa teeskled ja arvad, et sa oled teadlik, siis ma solvaksin seda inimest, aga see ei ole minu eesmärk. Vanasti ma muidugi oleksin ära nähvanud küll. Et ma näen lapsevanemaid, kes mängivad teadlikkust ja nad usuvad siiralt tegelikult, et nad on teadlikud, aga nad ei ole teadlikud endiselt sellest, mida nad endast välja lasevad. Ja väga vähesed vanemad on üldse valmis vastu võtma seda infot, et laps skaneerib teda, et laps elab välja tema tundeid, tema emotsioone. Aga mina ütlen teile niiviisi, et katsetage ja pange tähele, kas see on päriselt niimoodi. Ära usu, katseta, avasta. Ja mida rohkem on siis ema läbi põlenud, seda kummalisemalt käituvad ka lapsed tegelikult. Hiina meditsiinis öeldakse, et lapsed hakkavad ju lausa haigeks siis jääma, on ju? Jaa. Ja läbipõlemine on tegelikult siis krooniline stress, mis omakorda siis mõjutab meie ajutalitust ehk see, kuidas sa mõtled, mida läbipõlenum on inimene, seda negatiivsemalt ta mõtleb. Vaadake, läbipõlemise protsessini me jõuame, sest me kasutame hästi kiireid tegevusi. Kujutad sa ette, et sa hakkad jooksma ja sa ei pea kinni. Jooksed ühe päeva, jooksed teise päeva ja nüüd sa sured varsti ära, sest sa ei käi vetsus, sa ei söö, sa ei joo, sa isegi 2 päeva tegelikult sellistes tingimustes ei suudaks joosta, sest su keha teeks shutdown'i, oled nõus? Aga sinu enda aju teeb ka sulle shutdown'i ja läbipõlemine on tegelikult abiventiil. Läbipõlemine vabandust, annab sulle võimaluse hakata enda eest hoolitsema. Läbipõlemine on see, et sinu enda vaimne tervis teeb shutdown'i, ta annab sulle negatiivsed mõtted, ta annab sulle negatiivsed tunded selleks, et sa lõpetaksid hullu panemise ära. Läbipõlemine tõstab kortisoli taset, mis omakorda paneb kõhupekki vohama, viib insuliini paigast ära, nõrgendab immuunsussüsteemi, halvendab keskendumist, sellepärast et pidevalt on negatiivsed mõtted peas ja sa ei saa enam teha mitte midagi positiivset. Läbipõlemine ei ole naljakas. Läbipõlemine on väga tõsine koht, kus olla, sellepärast et kujutad, teadlikuma ema logo peal on ju päikene. Teadlikuma ema slogan on ole päike. Miks? Sest laps vajab sind kui päikest. Päike annab meile sooja, päike teeb meid rõõmsaks, päike annab meile D-vitamiini. Tänu päikesele hakkavad toimuma sünteesid. Ja ema peaks olema see päikene. Aga läbipõlenud ema ei ole kohe kindlasti mitte see päikene. Läbipõlenud ema, kui laps skaneerib ja vaatab, siis ta satub segadusse. Ta ei saa tegelikult enam aru, mida ta näeb. Tal tuleb ärevus, mure ja need lapsed lähevad tasakaalust välja. Kui mina põlesin läbi, kui ma olin 5 aastat magamata, siis kui ma sain aru, kuidas ma mõjusin oma lastele, see oli minu jaoks kõige valusam hetk üldse.
Ja siis ma sain aru, et mul on vaja oskusi. Mul on vaja oskusi, et ennast aidata. Mis siis meid läbi põletab? Üks asi ongi seesama emotsioonide allasurumine, laste ja mehe emotsioonide kandmine, enda triggerite allasurumine, eitamine. Aga läbipõlemise taga on teadlased täna toonud välja, et üllatus, on emotsioonid. Ja kui teadlikum ema kogu aeg räägib, tulge õppige emotsionaalset intelligentsust, siis see ei olegi nali tegelikult. Mis siis, kui see ongi võluvõti? Läbipõlemise taga on ületootmine. Süümepiinad. Aga süümepiinade tõttu me toodamegi üle. Samamoodi see tunne, et ma ei ole väärtuslik, me toodame üle. Samamoodi hirm, ma ei ole piisav, me toodame üle, et olla piisav. Siis turvatunde puudus, me hakkame tahtma omama kontrolli. Tunnustuse puudus, me tahame saada aina rohkem ja rohkem tunnustust. Siis see sama väärtusetuse tunne, perfektsionism. Pane korraks silmad kinni ja tee koos minuga üks väikene katse. Oled valmis? Muidugi, kui sa autoroolis mind kuulad, ära pane silmi kinni. Mina ütlen sulle emotsioonide nimetusi ja sina pane tähele, kas sa tunned neid. Okei? Süümepiinad. Lihtsalt avasta, kas sa tunned süümepiinu. Sa võid kasutada ka meenutust, meenutada mingit olukorda, kus sul olid süümepiinad, lihtsalt tunne natuke süümepiinu. Ja avastad, süümepiinad ei ole meeldiv tunne. Et sa hakkad nende ajal tegema üle. Ostad lastele näiteks midagi, kulutad jälle raha sinna, kuhu pole vaja. Nüüd see tunne, ma ei ole piisav. Turvatunde puudus. Tunnustuse puudus. Perfektsionism. Väärtusetuse tunne. Kui need on nüüd sinu süsteemis olemas, siis õpi neid tundma. Avasta, et iga sinu ületegemise taga on üks nendest tunnetest. Ja siis küsi enda käest hästi intelligentne küsimus. Oota, äkki saaks selle tundesüsteemist välja kirjutada? Vaata, kui väikene beebi sünnib, siis tal ei ole neid tundeid, on mul õigus. Aga ta on need tunded õppinud läbi elu, omandanud läbi elu. Järelikult sa ei sündinud nende tunnetega, mis tähendab seda, et sa oled nad enda süsteemi sisse kirjutanud ja nüüd on aeg need süsteemist välja kirjutada. Ja kui sa oled sellest huvitatud, siis kutsun sind liituma Teadlikuma ema klubiga. Tule mentorlusse, võta suveprogramm. Suveprogrammis 2 on olemas absoluutne täielik kursus. Suveprogrammis 1 on ainult esmased tehnikad. Et ise tead siis, kumba sa tahad, et kas sa tahad algul nuusutada ja siis maitsta. Igatahes siuke hästi põnev võimalus on olemas. Ja see on see, mis on mind läbi põlemistest välja toonud. Et ma ei ole enam nii palju teinud ja see on väga-väga hea. Peale selle väga paljud emad ei oska ennast välja lülitada. Ka isad ei oska ennast tegelikult välja lülitada. Ma vaatan oma meest, no täitsa lõppe. Puhkab, aga ei puhka. Juba tuli tuttav ette, on ju. Puhkad, aga ei puhka. Puhkad, lamad, aga kogu aeg mõtled, mida sa pead tegema, kuidas sa pead tegema, mis järgmiseks on nii. Ja vaadake, see on üks suurim kunst. On seesama sisemine pinge, mis puhkemomendil ei lase sul olla. Seesama sisemise pinge lõdvestamine, see on kuldvõti puhkusesse. Kuidas seda teha? Kuidas seda päriselt teha? See ongi kunst. Nii et sa tea siis, et sa saad seda õppida, on ju. Et kõige suurem kunst on keset liikumist ja kaost teha enda sisse rahu. Ja selleks on olemas päriselt väga-väga lihtsad ja head tehnikad. Mulle meeldib see, et kõik, mis ma õpetan, on nii lihtne, et sa saad seda õpetada 5-aastasele. Et mul ei ole mitte ühtegi sellist uuga-tšaka tehnikat. Et see on minu väga suur pluss. See on Teadlikum ema väga suur pluss. Ja kui me nüüd võtame, et 76% täiskasvanud inimestest on kogenud läbipõlemist statistiliste andmete kohaselt, siis mina ütlen 100% emadest on kogenud läbipõlemist. Küsimus on, kuidas need emad on tagasi bouncinud siis. Emade puhul on halb see, et emad lasevad läbipõlemise nii kaugele, kuni nad satuvad haiglasse ja siis mina ise olen seda kogenud ja väga paljud emad mentorluses on öelnud, et haiglas oli väga hea puhata. No miks haiglas on väga hea puhata? Sest seal
sisemised pinged rahunevad ise, sest seal on keskkond, kus sa enam ei vastuta. Järelikult vajab ema keskkonda, kus ta enam ei vastuta. Väikeste lastega emadel on see väljalülitamine täiesti põrgu ja ma ütlen ausalt, teatud vanuseni lastega ei olegi võimalik ennast välja lülitada, sest loodus ise on sind sisse lülitanud. Emade radar hakkab vaikselt andma järgi ja kuskil 13., 14. aastaks sa saad seda ise sisse ja välja lülitada. Aga mida väiksemad on lapsed, seda suurem on su sisemine pinge, seda saab vähendada, aga teatud vanuseni ei saa seda päris välja lülitada, sest see on sinu ja sinu lapse vaheline intuitiivne side. Ehk et sa teaksid, et kas su lapsega on kõik hästi või su lapsega on midagi juhtunud, et emad te teate, et teil see on ju. Aga kui laps saab kuskil 9-10, siis radar ei hakka ennast ise välja lülitama, vaid emad peaksid seda ise hakkama lõdvestama, välja lülitama. Ja vot seda ei ole keegi emadele õpetanud ja teadlikuma ema roll on siin hästi tugev. Nüüd, kuidas teada saada, kas sa oled läbipõlemise lähedal või kas sa oled läbi põlenud? Siin on siis mõned siuksed kindlad tunnused sulle. Sa väsid kiiresti ära. Sa tahad minna magama, sa tahad sellest maailmast peitu pugeda ja magamine on sinu põgenemise tee. Sulle ei meeldi enam isegi meeldivate asjadega tegelemised. Sa ei naudi oma lapsega enam koos olemist, sa ei naudi oma mehega koos olemist, sa ei naudi oma kodu. Võid muutuda selliseks ükskõikseks, hästi kurvaks hoopis või oled väga kergesti ärrituv. Või on sul füüsilise keha probleemid, uneprobleemid, peavalud, seedehäired. Sa ei suuda magama minnes panna TikToki käest ära näiteks, sest sul on see sisemine pinge nii suur, et sa rahuldad ennast läbi selle scrollimise seal, väldid voodisse minekut. Ma räägin teile siia ühe loo. Üks ema pöördus minu poole ja ta oli nagu tõsiselt läbi põlenud, ta ei suutnud enam tööle minna ja samal ajal oli vaja tööle minna, aga ta oli juba 4 aastat kodus olnud läbi põlemisega ja mõte tööle minekust tekitas talle tohutu ärevuse. Samal ajal finantsiline surve surus taha. Suhted mehega hakkasid juba minema natukene selliseks nugade peale, sest mees ei jõudnud ka enam üksi kanda kogu seda rahalist raskust. Ja me hakkasime siis selle emaga koos tööle ja läks kuskil aasta aega, kuni see ema ütles, okei, nüüd ma olen valmis tööle minema. Ja see tööle naasmine, mis olid minu jaoks hästi olulised, oli see, et ta ütles, et tänu sinule saime aru sellest, et seesama olukord ei kordu enam. Seesama läbipõlemine ei kordu enam. Ma ei lähe samasse kohta, need ei ole samad inimesed ja nüüd ma oskan ennast hoida. Ma tean, mida teha, kui ma tunnen, et ma hakkan läbi põlema. Ma tean, kuidas öelda ei. Ma tean, kuidas tagurdada välja. Ja ta ütles, ma ei karda enam sellepärast, et ma tean, et ma saan ise väga palju ära teha. Ja see oli minu jaoks nagu muusika kõrvadele. Ja olen aidanud ka paljusid emasid, kes on läbi põlenud ja peavad kiiresti tagasi hüppama, siis neile on mul selline soovitus, et kui inimene on läbi põlenud, siis ta on midagi väga kiiresti teinud ja väga palju. Ja korraga sa ei saagi maha rahuneda. Hakka tegema asju aeglasemalt. Aeglusta. Lihtsalt aeglusta. Hakka tegema asju aeglasemalt. Ja siis lähed alles puhkuse režiimile. Ja vahepeal ma olen soovitanud ka seda kiiret energiat, mis on siis läbi põlemisel hästi omane, et rakendage seda nii-öelda meeldivatesse kohtades, et olen öelnud, minge mängige arvutimänge koos lastega. Siis sa teed kiire tegevuse ära, aga see ei ole vaimselt väsitav. Et nagu samm-sammult hakata ennast maha laadima. Ma loodan, et sul arusaadav on ju. Ja see töötab. Olen teinud ka emadele selliseid rahustavaid MP3 tehnikaid, et läbi põlemise järgselt just see nagu vaheetapp, et sa oled läbi põlenud, aga sa ei ole veel nii läbi põlenud, et sa oled voodis depressioonis, vaid sa oled ärevuses, täielikus ärevuses, siis ma olen teinud siukseid MP3-sid, kus ma siis juhendan tehnikaid läbi ja aitan neil tuua tagasi fookusse nagu selle ärevuse peale ja aitan seda ärevust siis muuta. Et mul on väga palju praktikat läbi põlenud emade osas, sest et kuidas ma teile ütlen, mõni inimene saab olla glamuurimeister, aga mina olen selline inimene, kellele elu on pakkunud väga palju raskusi ja need raskused ei ole mind võitnud, ma olen alati tõusnud.
ja ma alati uurin oma raskusi, siis ma avastan, siis ma tõusen ja siis ma õpetan. Et ma olen praktiline inimene ja elu on teinud mind raskustest tõusmise meistriks. Okei, kuidas siis, mis võiksid olla sammud, mida võiks astuda? Kuidas taastuda? Taastumine ei juhtu kindlasti ühe ööga, sest sa ei põlenud läbi ka ühe ööga, on ju. Et läbipõlemiseks sa tegid ikka pikalt-pikalt tööd. Esimene asi, tunnista endale, et midagi on valesti. Siis võta paus ja küsi iseenda käest väga tõsine küsimus. Mida ma olen valmis selleks tegema, et siit välja tulla? Kas ma olen valmis tegema tööd? Kui sa oled valmis tegema tööd, siis ma kutsun sind liituma Teadlikuma Ema klubi suveprogrammidega või mentorlusega. Kui sa aga ei ole valmis tegema tööd ja tahad nagu teistsugust abi, siis mine kindlasti arsti juurde, palu ravi, nagu ilma naljata, on ju. Aga ära võta läbipõlemisel appi toitu, alkoholi ja narkootikume. Ma tean, et seda tehakse, eriti seda viimasel ajal. Ärge neid appi võtke, pigem minge võtke ravimeid, on ju. Veel parem, tule õppima. Siis hakka taastama häid harjumusi. Toitumine, uni ja leia üks liikumine, mis on sulle meeldiv. Ära liigu nii, mis sulle ei meeldi. Minu jaoks on taastamise liikumine alati jooga. Ja jooga on ka asi, mida ma inimestele õpetan. Et joogas mina teen niisugust hästi erilist sidekoe joogat, sidekude tervendavat joogat. Ehk me vabastame kehas olevaid pingeid, mis on siis füüsilised, mentaalsed ja vitaalsed. Ja inimene hakkab kogema, et tal on peas rohkem vaikust, emotsioonid on rahulikumad ja keha tunneb ennast mõnusamana. Siis leia endale usaldusisik, terapeut, mentor, tugivõrgustik. Teadlikuma Ema klubi ootab sind, on ju. Ja väga-väga oluline on, et sa ei jääks läbipõlemisega üksi ja siis õpi ütlema ei. Ja seda ei ütlemist ma õpetan täpselt samamoodi, sest et ma omast käest tean, ei öelda on väga-väga raske. Ja pea meeles, puhkamine ei ole haigus. Puhkamine ei ole haigus. Ma tean, et naised, kes on läbipõlemise äärel, ütlevad oma meestele, et palun aita mind, ma enam ei jõua. Ja mehed lasevad neid üle, veavad neid alt. Ja sellised mehed ausalt öeldes on 5-aastased lapsed. Nad ei ole saanud aru enda rollist isana, nad ei ole saanud aru enda rollist sinu abikaasana. Ja kui sul on selline mees, on ju, siis toetu kellelegi teisele. Kas või palka endale hoidja. Ma soovitaksin niisugust asja kiiret abi. Lähed voodisse, magad nii mitu päeva, kui sul on vaja, käid ainult vetsus ja sööd. Kõik. Ei kasuta sotsiaalmeediat, ei vahi telekat. See on väga kiire füüsilise keha taastamine. Ja kui siis on teil selline mees kõrval, kes ei võta tõsiselt sinu läbipõlemist, siis jäta see mees rahule, see teeb haiget, see viib teid teineteisest kaugemale. Mehed ei ole saanud aru vahepeal sellest, et kui sina põled läbi, siis see on mehe ja laste võimalus õppida, arendada kaastunnet ja südamlikkust. See on nüüd selline asi, mida võiks ometigi teada. Aga me ei tea neid asju, me arvame, et oi, mina pean olema tugev. Iga kord, kui ema on tugev, ei saa lapsed teatud oskusi välja arendada. Lapsed vajavad empaatia väljaarendamise oskust, aga selleks peab ema olema vahepeal nõrk. Isa peab saama arendada oma hoolitsemise oskust, aga selleks peab ema olema vahepeal nõrk. Nii et kui sina teed nagu step down, saavad teised teha step up. Häälesta ennast niimoodi, okei? Ja sinu keha, sinu mentaalne keha, vitaalne keha, füüsiline keha, nad on kõik tegelikult oskavad ennast tervendada, aga me peame andma selleks võimaluse. Me peame andma selleks oma kehale võimaluse. Kuidas läbipõlemist ennetada? Läbipõlemist saab ennetada niimoodi, et sa teadvustad enda mõtlemise protsesse, sa teadvustad enda emotsionaalseid protsesse, füüsilisi protsesse, sul on loodud visioon. Sa oled elimineerinud ära tegevused, mis ei komplimenteeri sinu visiooni. Sa oled teinud väga tugeva eneseanalüüsi. Sul on teada, miks sa sahmid, kuhu sa sahmid ja sa muutud hästi fokusseeritud inimeseks ja sa ei suru enam alla mitte ühtegi emotsiooni, vaid sa oskad neid siis vabastada, enda süsteemist välja kirjutada ning oled hästi fokusseeritud enda visiooni läbiviimisele. See nüüd on see, mida ma tõsiselt soovitan, et läbipõlemise ennetamiseks. Ja sa oskad kiiresti
nagu märgata ära seda kohta, 2 meetrit läbipõlemiseni võlgu, okei, ma oskan sisemiselt seda pinget ka lõdvestada, nii, fine, ja nüüd ma ütlen teistele ei, nüüd ma annan teistele võimaluse arendada heatahtlikkust ja ma tean, et see on täiesti okei tegevus ja nüüd ma lähen võtan kogu maailma aja enda jaoks. Päris väikeste laste puhul on ka see tegelikult võimalik, kui sul on hea abikaasa, aga vahepeal meil on head abikaasade põud, on ju. Nüüd siuksed praktilised nipid. Minul on hommikused rutiinid ja need on need, mida ma ka teistele inimestele õpetan. 10-minutiline rutiin, 15-minutiline rutiin, mis aitab hoida päeva jooksul selgust. Ja õhtul on mul samamoodi 10-15-minutiline rutiin, et ma laadida ennast maha. Ja igalühel on nagu selline oma rutiin, aga minu rutiini osaks siis on sellised pingete lõdvestamise harjutused, mis siis vabastavadki süsteemi sisse kirjutatud erroreid. Kindlasti looduses olemine, selle vastu ei saa, absoluutselt selle vastu ei saa. Mikropuhkuste all mina kasutan ja õpetan jooganiidrat. Kui teha jooganiidrat, siis saab 15 minutiga ööune kvaliteedi ja selle aasta suveprogrammi ma panin ka selle sisse. Siis sügavad vestlused, kus sa saad sügavalt nutta. Need on ka väga-väga head või sügavalt naerda. Need laevad närvisüsteemi maha. Nii et me kõik vajame kedagi, kes meid saaks niimoodi kuulata. Joogaterapeudina ma tean seda, et terapeudil peab olema kindel kvaliteet. Inimestel on täna hästi vähe kontakti omavahel. Me räägime, aga meil ei ole väga kontakti. Nüüd terapeudina ma pööran kogu oma kontakti inimese peale, kellega ma olen koos ja terapeudil peavad olema sellised omadused, et ta päriselt hoolib. Ma olen alati arvanud, et minu selline tohutu hoolivus on halb asi. Ma olen alati arvanud, et ma olen nagu lollikene. Mul on isegi öeldud, sa oled nii lollikene, sind saab ära kasutada. Ja inimesed on läbi elu mind ära kasutanud, aga ma ei teadnud, et mul olid terapeudi kvaliteedid. Inimesed ütlevad, pärast sinuga rääkimist mul on nii hea tunne, ma sain nii palju selgust ja ma ei saa aru, mis see fenomen on. Aga tegelikult ongi seesama hoolimine ja kontakt. Nii et kui te valite sügavad vestlused, leidke inimene, kes hoolib ja kes on kontaktis teiega, on ju. Kindlasti leidke endale hobi. Viga, mida mina emana tegin, oli see, et ma panin kõik enda asjad nagu korraks tahaplaanile. Samas ma ei ütle, et see viga on, vabandage väga. Ma läksin hoopis läbi selle tee, mida lapsed minult ütlesid. Lapsed ütlesid, et me joonistame. Lõpuks ma hakkasin maalima, ma müüsin 100 maali. Siis lapsed ütlesid, et me tahame teha karateed, siis ma tegin klubi, ma jõudsin ise musta vööni. Et tegelikult ma ei pannud mitte, ma olin nagu, ma ei hobitanud, mul ei olnud kindlalt hobi, aga ma tegin kõike seda, mida lapsed tahtsid, tegin koos lastega täiega rõõmuga ja arendasin ennast läbi tegevuste välja. Ja see aitas küll läbipõlemise vastu hullult, see tõi tohutu kire mu silmadesse. Ja pea meeles, sa pead särama kirest, sest et see sütitab ka lapsi, on ju, et sul ei tuleks tuimad lapsed. Ja kui sa oled oma kire ära kaotanud, siis see on üks läbipõlemise tunnuseid. Me ei ole katkised tegelikult, kui me põleme läbi. See on inimlikkus. See on niisugune nagu karje, et aita mind, ma vajan hoolt. See on nagu teistele niisugune pakkumine, et kuulge, hoolitsege minu eest ja kõik teised saavad hakata arendama välja neile vajalikke oskusi. Ja nüüd, kui sa kuulasid seda podcasti ja sa tundsid ennast puudutatuna, siis tea, et abi on tegelikult olemas. Ja ma kutsun sind liituma teadlikkuse programmiga Teadlikum ema. Suveprogrammid 2 tükki on, odavam, kallim, mahukam, vähem mahukam ja kindlasti räägi sõbraga, on ju. Ja mentorina olen ka alati sinu ajaks olemas. Ma ise olen vaadanud niimoodi, et see, mis ma täna pakun inimestele, on puhas investeering. Kujuta ette olukorda, su laps on 20 aastat vana. Ta süda murtakse, ta satub emotsionaalsesse kriisi ja tal on vanemad, kes ei saa isegi enda emotsioonidega hakkama. Ja see laps on täielikus kriisis. Terapeutide, psühholoogide juurde on ajada 1-2 aastat järjekorda. Ja see laps ongi kriisis ja ta teeb, mis ta oskab, ta leiab endale sõltuvuskäituvusi või sul on laps 20-aastane, tema süda murtakse ja tal on ema ja isa, kes on väga head emotsionaalse intelligentsuse kandjad. Ja see laps läheb, räägib nendega ja nad annavad talle edasi teadmised, see laps tunneb, et on kaitstud, et on hoitud. Come on, see on ilus, on ju.
Vot sinna ma tahangi teadlikuma emaga jõuda, et meil on sellised terapeutilised emmed kodus. Et iga kord, kui sa siis leiad enda haava või lähed katki või põled läbi, siis tegelikult see ongi sinu võimalus muutuda. See ei ole mitte midagi halba. See on sinu võimalus muutuda. See on sinu võimalus muutuda. Ja mis ma oskan lõpetuseks öelda, et mida ebastabiilsema emaga on tegemist, seda rohkem ema saab pihta, seda rohkem on tal trigereid, seda rohkem ta surub alla, seda rohkem ta põleb läbi. Mida katkisem on ema, mida rohkem on tal lapsepõlvetraumasid, seda rohkem ta teeb üle, tahab meeldida, tahab tubli olla, tahab perfektsionist olla, tahab silma paista. Ja mida raskemad on suhted kodudes ema-isa vahel, seda rohkem on läbipõlemist mõlemal. Ning võib-olla on hea teada, et läbipõlemine on nagu selline kellukene, mis kutsub sind headele, tegema häid muutusi ja läbipõlemine on hästi-hästi suur võimalus. Ja vaata, kui hästi ma sind praegu häälestasin, on ju? See ei ole katastroof, see on sinu võimalus teha paremaid valikuid. Aitäh, et kuulasid. Jaga seda osa kellegagi, kes võib vajada seda infot, mis ma siin jagasin, on ju. Ja kohtume järgmises podcastis uute teemadega. Ning tea siis, et teadlikum ema on selline pesa selliste teadmistega, mis on omast ajast ees ja mis ei sobi kõikidele emadele. Sobib neile sellistele emadele, kes on juba valmis küsima, esitama küsimusi ja kes on saanud enda sees vastuseks, jah, ma tahan muutust ja ma olen valmis selle nimel töötama, ma ei oota imesid. Olen sinu jaoks olemas. Ole päike.